ja selline jällegi arvutuslik valem teinekord nagu albumiini ja kreatiniini suhe uriinis on siis see, mida me arstidena vaatame. Meeles peab pidama, et seda uriinianalüüsi ei ole mõtet kontrollida mingisuguse kuseteede põletiku, palaviku korral, siis on see alati vale. Samuti ka, kui on eelnevalt tehtud kõvasti trenni või kui on võetud valgupulbreid, siis need segavad selle analüüsi õigsust. Ja tegelikult neid analüüse tuleb korrata. Vähemalt 2 korral peavad siis need näidud olema normist erinevad, et üldse diagnoosi panna ja see leid peab püsima vähemalt 3 kuud. Kui me visuaalselt jagame selle neeru funktsiooni staadiumitesse EGFR-i järgi, siis sisuliselt see EGFR-i number, mida me siis analüüsis saame, näitab seda, et mitu protsenti neerud veel töötavad. Ja kui vaadata neid albuminuuria kategooriaid, siis see määrab ära kiiruse, mida suurem on see kategooria, seda kiiremini see neerude töö halveneb. Aga jälle meelde tuletuseks, et see roheline osa ehk see G1 ja G2 staadium ja A1 albuminuuria kategooria on tegelikult veel normileid, et murelikuks muutume me siis, kui see neerude funktsioon on langenud juba rohkem. Kui me räägime sellest, et kuidas neere hoida ja kuidas pidurdada neeruhaiguse süvenemist, siis on kehtestatud sellised 8 kuldreeglit, mida võiksid kõik järgida. Et oluline on piisav liikumine, tervislik toitumine, vererõhu ja veresuhkru kontroll, kindlasti vedeliku tarbimine. Ja vedeliku kohta ütleks nii, et tihti küsitakse, et kui palju siis peaks vedelikku jooma. No üleüldiselt me saame ka toiduga päris palju vedelikku, aga neerud, juhul kui ei ole mingit rasket neeruhaigust ja arst ei ole öelnud, et te peate vedelikku piirama, siis ikkagi 1,5 liitrit oleks päris piisav. Kindlasti peaks siis lõpetama suitsetamise, kui seda tehakse, vähendama alkoholi tarbimist ja jällegi väga oluline on vaadata üle, et milliseid valuvaigisteid tarvitatakse. Kroonilise neeruhaigusele ei ole otsest ravi, meil ei ole ühtegi ravimit, mis raviks selle haiguse ära. Et kogu meie ravi on suunatud sellele, et seda haigust pidurdada, aeglustada ja vältida haigete dialüüsini jõudmist. Ja meil on praegu selleks päris head võimalused. Et meil on 4 erinevat ravimit, mis kõik on suunatud selleks, et vähendada seda neeruhaiguse süvenemist. Ja kõige olulisemad kindlasti on vererõhuravimid, üks teatud rühm vererõhuravimeid, raasblokaatorid, võib-olla kes võtab ravimeid, need on need rõhud, mille lõpus on kas priil või sartaan, näiteks ramipriil, enalapriil, telmisartaan, olmesartaan. Et need on need ravimid, mis otseselt langetavad neeru pääsmakese sees vererõhku ja selle kaudu siis aitavad vähendada uriiniga valkude eritumist. Teise rühmana uus rühm on SGLT2 inhibiitorid, näiteks siis empagliflosiin ja dapagliflosiin. Need on esmaselt loodud suhkruhaiguse raviks ja nemad viivad välja liigset veresuhkrut neerude kaudu, aga lisaks sellele siis toetavad nad nii südametööd, langetavad ka samuti seda vererõhku neeru enda sees, neeru pääsmakeste sees, vähendavad põletikku ja hoiavad siis lisaks kõigele ka veresuhkrut kontrolli all. Üks päris uus ravim on Finerenone. See on selline ravim, mis on päris tugeva põletikku pidurdava toimega neerudes, samuti ka südames ja seda me saame praegu kirjutada ainult suhkruhaigetele, et see on selline toetav ravim.
ja ilmselt päris palju diskussiooni tekitanud ravim viimastel aastatel semaglutiid, siis süstitava vormina Ozempic või suukaudse vormina Ribelsus. Samuti siis vähendab neerudes põletikku, vähendab valgueritust uriiniga ja lisaks siis sellele ka vähendab kehakaalu. Ehk siis kogu meie ravi on suunatud sellele, et vähendada uriiniga valgueritust, vähendada neerudes põletikku ja selle kaudu siis kroonilise neeruhaiguse progresseerumine väheneb. Lisaks sai juba räägitud siin eelnevate ettekandjate poolt, et neeruhaigus toob kaasa päris palju erinevaid sümptomeid, erinevaid probleeme. Nii et päris suur peotäis ravimeid on meie patsientide nimekirjas. Need on suunatud nii siis tursate vähendamiseks, kaaliumi ja fosfori kontrollimiseks, luude tervise säilitamiseks, hemoglobiini tõstmiseks. Väga oluline on kolesterooliravi, sellepärast et neeruhaigusega paratamatult vananevad veresooned kiiremini kui tavapäraselt, mis tähendab, et kolesterool tuleb hoida normis ja kolesterooli eesmärgid on neeruhaigetel natuke madalamad kui tavalised labori referentspiirid välja antakse. Ja ka siis kuisihappedaset alandav ravi on selles kompleksis tavaliselt. Mida ma tahaksin rõhutada on see, et tõesti kõik need ravimid, mida me arstidena määrame, on mõeldud ikkagi pidevaks võtmiseks. Me ei kirjuta üldjuhul ravimeid kuuridena, kui me seda spetsiaalselt ei rõhuta. Ja kui on mingi kaebus kõrvaltoimele, mingi kahtlus, loeta infolehest, et see ravim ei sobi neeruhaigele või midagi sellist, siis arutage seda oma arstiga, sest mõnikord ka nende infolehtede peal olev info on natuke segane, see on natukene ka, ütleme, ravimifirmade kaitseks pandud, et seal on kirjas kõik kõrvaltoimed, mis kunagi kellelgi on juhtunud, aga näiteks nende samade vererõhuravimitega see on ikkagi meie haiguse ravi nurgakivi, et neid ei saa nii kergekäeliselt ära jätta. Kui nüüd need ravimid ikkagi ei toimi ja neerude haigus süveneb, siis me saame pakkuda neeruasendusravi. Ja neeruasendusravi vorme meil on käesolevalt siis 3. On hemodialüüs, peritonealdialüüs ja neeru siirdamine. 2 esimesest tuleb siin varsti juttu, aga mina räägiks paari sõnaga neeru siirdamisest, et mida see endast kujutab. Marja-Liisa juba rääkis, et tal on päris mitu neeru, teistel siirdatutel siin ka. Et tõepoolest ühtegi neeru siirdamise operatsiooni ajal välja ei võeta, vaid pannakse siis uus neer alakõhtu, kas paremale või vasakule, oleneb kumma neeru siirdamine toimub, siis niudelohku. Meie esimene neeru siirdamine Eestis toimus 1968. aastal ja 2015 jõudsime me siis esimese pankrase siirdamiseni. Ja aastas on meil umbes 40 neeru siirdamist, mida võib öelda paraku päris vähe elusdoonoritelt, et enamik meie neerudoonorid on siis surnud doonorid, ehk siis Eesti puhul ilmselt ei julgeta nii väga küsida enda sugulastelt, kas on keegi nõus neeru annetama või siis ei julgeta rääkida nii palju perekonnas sellest, et mujal Euroopas on isegi kuni 40% siirdetud neerudest elusdoonori neerud. Ja need elusdoonorilt tulevad sugulaselt saadud neerud kindlasti sobivad paremini ja oluline on see, et need siis on vähem aega kehast väljas, ehk siis nende töövõime võiks olla natuke parem. Kõik haiged, kes soovivad ootelehele saada, sinna neeru siirdamise järjekorda saada, siis nemad läbivad meil päris põhjalikud uuringud ja suunatakse nad siis konsiiliumile.
ja see neeru siirdamise ootelehe järjekord ei ole tegelikult päris järjekord, et need haiged on seal ootejärjekorras kõik võrdsel tasemel, ehk seal ei ole seda, et kes on kauem oodanud, vaid me vaatame seda, et kellele sobib kõige paremini see neer, mis parajasti saadaval on. Ja peavad nad siis veregrupi järgi, neil peab olema hea immunoloogiline sobivus ja ka vanust vaadatakse, et näiteks lastele väga vana inimese neer üldiselt ei siirdata. Ma arvan, et pärast võib-olla, kui tekib küsimusi, et siis ma hea meelega vastan, aga praegu ma siis annaks sõnajärje edasi. Aitäh, et kuulasite. Ja võib-olla lisalugamiseks, et meil on siin mõned aastad tagasi ilmunud üks kroonilise neeruhaiguse patsiendi juhend, mis on täiesti vabalt saadaval ravijuhend.ee leheküljel, et kes tahab veel täiendavalt lugeda, siis on võimalus. Aitäh! Aitäh! Ütlen etteruttavalt, et mõned head küsimused on juba Slido vahendusel tulnud, et julgustan. Küsige veel ja ma saan aru pärast siis vestlusringi saate vastused. Aga neeruasendusravist räägib hemodialüüsi õendusjuht Kristiina Piilmann. Tere! Mina olen Kristiina Piilmann, ma olen hemodialüüsi osakonna õendusjuht ja täna ma lühidalt räägin, mis on hemodialüüs, millal seda on vaja, kuidas dialüüs töötab ja kes selles ravis osalevad. Ja minu ülesanne oli muidu algul rääkida või ülevaade anda hemodialüüsist õdede vaatenurgast. Ja ma mõtlesin, kui uus sõda tuleb hemodialüüsi esimest päeva tööle, mis ta näeb. Ja ma leidsin väga sobiva pildi, et see nagu täpselt seda, mis ma nägin 8 aastat tagasi, kui tulin hemodialüüsi tööle. Muidu minu teekond nefroloogia valdkonnas peagi 20 aastat, ma tulin sinna praktikandina 2006. aastal. Ja see on nüüd juba teine päev, kui ta tuleb tööle, mis ta näeb. Ja tegelikult ta näeb ilusad ruumid, uus aparatuur ja väga professionaalne ja sõbralik meeskond. Ja kui neerud enam ei suuda oma tööd teha, neerude töö langeb väga madalale tasemele ja inimene vajab neeruasendusravi. Ja üks võimalus on hemodialüüs. Hemodialüüs on protseduur, mille käigus puhastatakse patsiendi verd spetsiaalse filtri abil. Ja hemodialüüsi tehakse tavaliselt 3-4 korda nädalas ja üks raviseans kestab umbes 4-5 tundi. Ja dialüüs ei ravi neeruhaigust, vaid asendab osa neerude tööst. Ja ma pakun ühte mängu teile, et kas loogige sisse slido.com ja antud koodiga või siis skaneerige QR-koodi, et kuidas, milline näeb välja kunstneer teie arvates. Siin mul ühte piltsi ChatGPT-ga pakkus, kuidas tema näeb selle kunstneeru ja see täpselt see koht, kus ei tohi usaldada ChatGPT. Ja vaatame reaalajas, kuidas inimesed arvavad. Selge. Et õige vastus tuleb küll hiljem. Ja selleks, et hemodialüüsi tegema, meil vaja tekitada veresoonte juurdepääsu, mille kaudu veri liigub dialüüsiaparaadi ja tagasi organismi. Ja need peamised juurdepääsutüübid on arteriovenoosne fistel,
graft ja dialüüsikateeter. Arteriovenoosne fistel on kõige parim valik, sellepärast et see on turvalisem ja tavaliselt kestab nagu aastaid. Grafti paigaldatakse siis, kui ei ole võimalik teha oma fistli ja dialüüsikateeter tavaliselt kasutatakse ajutise lahendusena. Ja dialüüsi edukus sõltub väga palju sellest, kui hästi juurdepääs töötab ja kuidas seda hooldatakse. Dialüüsi juurdepääs on patsiendi eluliin ja seda võiks nagu kaasa võtta. Meil selleks igasuguseid patsiendi juhendid, me nõustame patsiendid, et näiteks ei tohi fistli käest vererõhku mõõta, lubada verd võtta, kanüüli panema ja nii edasi. Ja siin skemaatiliselt, kuidas hemodialüüs toimub läbi kunstneeru, siin põhimõte on küll lihtne, siin on verepumbad, nad pumbavad veri läbi filtri ja puhas veri voolab tagasi patsiendile. Küll siin igasuguseid rõhuandureid ja nii edasi, aga seda teeb juba masin. Õde nagu jälgib ja seadistab teid aparatuuri. Ja hemodialüüs tähendab, et veri juhitakse kehast välja dialüüsimasina abil. See läbib spetsiaalse filtri kunstneeru ja ongi see on kunstneer. Need filtrid on erinevad firmad, erinevad suurused. Veri puhastatakse jakainest ja liigsest vedelikest ja siis puhastatud veri läheb tagasi organismi. Ja niimoodi see kunstneer välja näeb sees. Seal on väikesed membraanid, mis lasevad läbi mõned molekulid, väiksemad ja suuremad ja vastas suunas voolab dialüüsivedelik, mis aitab neid molekulid verest eemaldada. Ma praegu ei hakka igasugustest protsessistest rääkida, nagu osmoos, diffusioon, see päris keeruline, aga ongi nii. Pildi peal on hästi näha. Ja ühe dialüüsi ajal tavaliselt verevool on umbes 300-400 milliliitri minutis. Kogu ravi jooksul läbib masinad 10 liitrit verd ja dialüüs aitab organismi säilitada tasakaalu, mis neerud enam ise ei suuda. Ja meil on sellised seadmed osakonnas, hiljuti kasutusel nüüd jäi üks, lihtsalt teadmiseks. Ja dialüüs küll ei ole ainult masinad, vaid ka suur meeskonnatöö. Ja selles osalevad arstid, õed, hooldajad, meditsiini insenerid, koostööpartnerid ja väga oluline roll on patsiendi endal. Ja patsient aitab ravi innestumisele kaasa, kui jälgib vedeliku piiranguid, võtab õigesti ravimid õigel ajal ja nii nagu arst korraldas, hoolitseb oma fistli või kateetri, siis tuleb dialüüsi õigel ajal, see ei tähenda kellaajaliselt õigel ajal, vaid ei jäta protseduurid vahele. Ja väga oluline teatada personali, kui enesetunne muutub. Ja kokkuvõtteks ütleksin, et hemodialüüs aitab inimesel elada siis, kui neerud enam ei tööta. See ravi nõuab head meeskonnatööd ja patsiendi aktiivset osalemist. Ja ma tänan teid tähelepanu eest. Võib-olla teil oma mõtted jagada, mis teil kõige rohkem meelde jäi. Seda ma juba ise pärast vaatan. Tagasisida muidu mulle. Ja kui küsimused on, võiks esitada. Aitäh! Ja üks neeruosendus ravivormidest on meil veel rääkimata. Reeda Leoma räägib meile peritonaaldialüüsist.
tere, minu nimi on Reeda ja ma töötan siis ka nefroloogia osakonnas ja peritonaaldialüüsi haigetega. See on siis ka üks peritonaaldialüüs, on ka neeruasendusravi võimalustest. Ma püüan teile nüüd rääkida, et miks seda tehakse. Seda tähendab, kui neerud enam ei tööta piisavalt hästi, siis pakutakse patsiendile välja võimalused, kas ta valib siis hemodialüüsi, valib ta peritonaaldialüüsi. Ja see on siis selleks samamoodi, et kui neerud enam ei tööta ja ei tule välja need jääkained, siis ta puhastab verd. Tihti valivad peritonaaldialüüsi vanemad inimesed, nad kardavad seda hemodialüüsi ja maainimesed rohkem, kes ei taha, kellele jääb see hemodialüüsi kabinet kaugele, ütleme nii siis. Ja kui neerud on kahjustunud, see ei suuda nad enam nagu verd puhastada, siis tulevad nagu organismi kõik jääkained ja siis inimene väsib, tal tekivad tuursed hingamisraskused, ta on halb enesetunne ja siis tuleb sattuda siia meie haiglasse ja siis pakutakse talle välja need võimalused, et kumba ta siis valib. Ja kui siin on olemas, tähendab sellel hemodialüüsil on olemas kunstfilter, siis vanajumal on juba nagu algselt juba ette näinud ja on kõhukelmes teinud filtri, et kõhukelme puhastab, et nagu juba loodus juba ise, et kõhukelmel on selline eelis, et ta puhastab siis, puhub kõik need, korjab jääkained kokku ja siis need eemalduvad kehast, selle kehasse lastud vedelikuga. Vaatame siis veel. Nii, siin on siis, ma panen teile nüüd pildi, kuidas siis pannakse kõhtu selline toru patsiendile. Selle tavaliselt paneb kirurg, kui haige on siis valinud peritonaaldialüüsi. On 2 võimalust, on masin, öömasin, mis töötab öö läbi, mille tavaliselt valivad nooremad inimesed, kes käivad iga päev tööl. Ja teine võimalus on siis teha ise kodus, mille valivad tavaliselt ka vanemad inimesed, tehakse siis 4 korda ööpäevas. Et kindlatel kellaaegadel, natuke siin võib ka nagu venitada, natuke siiapoole, sinnapoole. Tihti on nii, et kui nad ka siia arsti juurde tulevad, siis teen mina nendele selle protseduuri ära. Aga masin töötab siis öö läbi. Ja eelis on tegelikult see, et patsient ei pea kuskile tulema, ta saab seda teha iseenda kodus rahulikult. Ta õpib selle siin ära, ta käib siin õppimas. Ta võib lugeda raamatut, tegeleda oma isiklike asjadega ja ta saab olla oma koduses miljöös. Öömasin on meil selline, öömasinad ka ma soovitan alati panna rataste peale, et siis saab käia nagu ühest vast teise, et saab televiisorit vaadata. Kui inimesel on kodus selline võimalus, et kui on mitmetoaline korter ja et siis tal on endal ka nagu ütleme lõbusam olla. Aga siin on ka väga suured ohud, millega meie ka võitleme praktiliselt pidevalt. Siin on kõhukelme, mis armastab väga korjata kõiki haiguseid kokku. Siin tuleb olla kodus hästi puhas, käed, kõik, siin peab olema väga-väga, siin võib tulla kateetri infektsioon, siin võivad haiged paiste minna, kui nad ei tee oma kotte õigesti, peab hästi puhas olema, õige tehnika, vahetavahel haiged ikka lobisevad välja ka, mis patte nad teevad, ei tohi loomi olla kodus, kasse ja koeri ei tohi seal toas olla. Et see puhtus on tegelikult väga oluline, sest kui puhtust ei peavad, siis ongi, et tekib see põletikud, tekib kõhu, kateetri ümber põletik, mis on ka, tuleb antibiootikume süüa ja kui tekib peritoniit, siis tuleb tegelikult ikkagi alati tulla kohe siia pöörduda. Kui inimesel tekib palavik, kui ta on paha olla, vedelik muudab värvi, alati tuleb võtta ka meiega kohe ühendust. Mis eelis on tegelikult sellel see, et seda saabki teha kodus, inimene on iseseisev, tal on igapäevaelu rohkem kergem võib-olla korraldada ja paljud inimesed saavad käiagi just tööl ja tegelikult saab ka reisimas käia, mida inimesed kasutavad. Siin Jaanika, kes tegeleb sellega, siis inimene võib võtta ja sõita
ka kuskile välismaale või minna oma suvilasse, võtab oma kotid kaasa ka siin Eesti piires, et ütleme, hemodialüüsiga on natukene keerulisem. Ja no ütleme, et ta ongi just seesama ka, et saab elada efektiivset ja aktiivset elu, aga muidugi peab pidama silmas, et peab olema väga hügieeniga tuleb olla ja iga väiksema probleemi korral tuleb alati võtta meiega ühendust. Et muidu on, ja siin ongi, et inimene nüüd ise valib, et kas ta tahab siis kodus endale, siin on ka reisikott olemas, et võtab oma masina kaasa ja sõidab siis ringi mööda maailma. Ma tänan teid, nii et valige siis endale midagi, loodame, et ei ole vaja. Aitäh, Reeda. Ja nüüd me oleme jõudnud sellesse kohta, kus kui me oleme enne rääkinud neeruhaigest kui meeskonna osana, siis päris palju saabki ise ära teha. Toitumisest neeruhaiguse korral räägib Varje Mantsik. Nii, tere siis ka minu poolt, et püüan hästi kiiresti sellised kõige olulisemad sõnumid edasi anda ja eks siin on natuke kordamist ka juba, mida kõik eelnevad on rääkinud. Et kuidas selle neeruhaigusega siis on, et tihti ju küsitakse, et mis dieedi peal ma siis olema pean, et dieet on tegelikult, dieet ja toitumissoovitused on täitsa 2 erinevat asja. Et dieedi eesmärk on reeglina ikkagi sellist toitumisviist või nii-öelda kitsamas tähendas on ta nagu ravitoitumine, mille eesmärgiks võib olla siis kas mingi haiguse ravimine või toetamine, selle kontrolli all hoidmine või ennetamine. Ja toitumissoovitused on siis ikkagi iga sellised riiklikud teaduslikel uurimustel põhinevad tugevad soovitused, et kui palju siis ühte või teist toiduainet ja tarbima peaks, et saada oma energia ja makrotoitained ja vitamiinid kätte. Ja neeruhaigus on nüüd selles mõttes natukene erilisem küll võib-olla, et sellised dieedisoovitused on kasutusel juba päris ammu 60-ndatest aastatest, aga need on ajas kõvasti muutunud, et kui kunagi arvati, et täna siin sellest valgust on palju juttu olnud, et valk on võib-olla neerudele selline koormav, et kui kunagi ammu pandi need neeruhaiged sellisele rangele dieedile, et valk on väga koormav, ei tohi tarbida, siis täna on see õnneks muutunud, sest see ajas on saadi selgeks, et see liiga madala valgusisaldusega dieet hoopis tekitab sellist suuremat alakaalu, alatoitumust ja seeläbi hoopis infektsioonide risk tõuseb. Nii et täna need põhimõtted enam ei kehti, kui keegi kunagi kuskilt on varasemalt lugenud. Aga millele me tähelepanu ikkagi siis pöörame, et just need samad tüsistused, mis siin juba läbi on käinud, et ikka see kõrge vererõhk, siis kui on kõrge kolesterool, kui on siis tursed, neeruhaiguse hilisemas staadiumis siis lisandub sinna, et hakkab fosfor kõrgemaks minema, hakkab kaalium kõrgemaks minema ja võib natukene ikkagi seda alatoitumust tekkida, et see haigus ise lihtsalt lõhub organismi. Ja kindlasti peab see olema individuaalne, nii nagu meie siin saalis oleme kõik erinevad, nii on iga patsiendi haigus ja kulg ka sageli üsna erinev. Et selline hea tava on ikkagi nii, et kui doktor Leisi ettekandes nägite, et esimeses 2 staadiumis tegelikult neerud ju funktsioneerivad täitsa normaalselt, tulevad kõigega toime, et siis me mingisuguseid väga tugevaid piiranguid üldse ei sea ja sobivad täitsa tavalised sellised tervisliku toitumise soovitused. Ja 3. staadiumist, vot siis on nii, et vaja jälle individuaalselt igale patsiendile ikka otsa vaadata ja sõltub siis sellest, mis see haigus on, mis selle neerupuudulikkuse on tekitanud, millised on siis ikkagi just konkreetselt teie analüüsid ja sellest olenemalt. Aga alguses on fookuses kindlasti
tark hoida oma kehaalkaal kontrolli all, kui on suhkruhaigus, siis loomulikult nii nagu juba öeldi, veresuhkur peaks olema kontrolli all. Vererõhu puhul siis võiks võib-olla üle vaadata liigse soolatarbimise, hüperlipideemia, siis ka kui kolesterool on kõrge, et kas on vaja ravimitega toetada või vaadata oma menüüs üle, mis need toiduained siis võiksid olla, mis sellele kolesterooli tõusule kaasa aitavad. Ja vanemad inimesed, kes ei taha väga hästi üldse süüa, võtavad natuke siit ja sealt ja väga alatoitunud, et siis tegelikult võiks ka vaadata, et saaks ikkagi täisväärtuslikku toitu. Ja kui jõutakse nüüd sinna 3. staadiumisse ja neerufunktsioon muudkui langeb, et siis võivad tõesti lisada sellised mured, et hakkab fosfor kehas väga kõrg kuhjuma, hakkab kaalium kuhjuma, tekib aneemia ja võivad tekkida siis ka tursed ja vedelikuliig. Aga tegelikult kehtivad neeruhaiguse puhul ikkagi need samad klassikalised ja head nagu soovitused, et terve püsida ja päev otsa hakkama saada, et ikka oma päeva võiks hommikusöögiga alustada, aga siin ka, kui inimene pole aastakümneid harjunud seda hommikusööki sööma, siis võib täitsa vabalt oma tavalise rutiiniga jätkata, et kedagi niimoodi vastumeelselt sundida, siis see selline stress mingitest tohutult peale sunnitud korraldustest võib inimesel palju hullemini mõjuda, et see nüüd ei ole ka selline rusikareegel, aga tark valik ta oleks. Ikka võiks olla sellist 3 põhitoidu korda päevas. Joogiks tuleks kindlasti eelistada siis puhast vett või taimeteed ja toidu valmistamisel ka siis sellised natukene tervislikumad meetodid, et hautamine, keetmine, küpsetamine, et praadimist võiks siis vähem olla. Ja maitsestamisel siis ka, kui on võimalik, siis soola tarbimist ikkagi vähendada, et maitsestada ürtidega või siis pakendite pealt vaadata ka, et on väga palju erinevaid maitseaineid, aga et neid soolavabasid ei olegi sugugi lihtne leida, et enamus nendele maitseainete segudele on juba ka päris ohtralt soola lisatud. Ja ikka need sellised põhilised märksõnad, et tasakaalustatud, mõõdukalt, mitmekesiselt ja ikka ise endale otsa vaadata. Valgud, nendest siis hästi põgusalt ka, et nii nagu ütlesin, kunagi oli selline väga range piirang, siis täna kehtib meil Eesti ka tavapopulatsiooni toitumisjuhendites ja ka meie enda neeruhaigete soovitustes siis ikkagi, et see võiks siis sisaldada see soovituslik valgukogus, mis neerudele väga koormavaks ei ole, on umbes 0,8 grammi, mitte umbes, vaid 0,8 grammi ideaalse kehakaalu kilogrammi kohta päevas. Ja kui seda on liiga vähe, siis suurendab see pigem seda alatoitumise riski ja liiga kõrge, aga siis koormab neerusid. Ja see ideaalne kehakaal on nüüd ka selline, hästi kiirelt selgitan lahti, et mis see siis tähendab, see ideaalne kehakaal, et see on see kalkulaatori näide ka, et tegin seal enda vanuse ja pikkusega selle näite, et mitte see, kui palju mina siis praegu kaalun, et kui keegi juhtub olema alakaaluline või tugevalt ülekaaluline, siis ta ei tohi korrutada selle kaaluga, mis ta kaalub, vaid see, mis on meie pikkusest tulenev ideaalkaal, ehk siis neid mudeleid on ajas natukene siin või on ka nagu erinevaid, aga minu vanuses ja minu pikkusega inimene võiks siis päeva jooksul saada 42–46 grammi seda toidust saadud valku, et ma oma neerudele siis liiga ei teeks. Ja nii-öelda üks serveering, et valguallikad on meil loomulikult lihad, munad, kalad, piimatooted ja taimsed allikad kindlasti ka, hoad, läätsed ja pähklid, leivad, sepikud. Hästi lihtne on võib-olla meelde jätta sellist tikutopsi reeglit, et enam-vähem teame kõik, kui suur tikutops on, et reeglina selline tikutopsi suurune tükk, siis on ta siis muna või liha või kala, annab siis keskmiselt 7 grammi valku, et ei sunni kedagi igapäevaselt midagi kaaluma ja mõõtma hirmsasti, kui tahaks, aga siis ikkagi mingi mõõdik võiks sees olla. Ja tõesti juba nagu ütlesin ka, et kust me seda fosforit siis saame, aga fosforit on oluline siis jälgida, et kui ta kipub liiga kõrgeks minema, et ta on väga oluline, ta hoiab meie luud tugevad koos D-vitamiini ja kaltsiumiga, aga kui teda saab liiast, siis ta hakkab teistpidi ikkagi
organismi kurnama, et tekitab sügelust ja muudes luude struktuuride muutusi. Aga tõepoolest siis siin ka väike loetelud, kus seda fosforit siis kõige rohkem on. Aga millele tuleks tähelepanu pöörata, on ka, et fosfor on naturaalselt toidus olemas nii taimsetes kui loomsetes toitainetes ja kui me toitu ise valmistame ja kasutame seda puhast toorainet, ostame tüki liha, ostame tüki kala, siis selles fosforist, mis seal toiduaines on, imendub umbes 60%. Taimsetes siis kuskil 40% aga kui me ostame need valmis produktid, poolfabrikaadid, marinaadides seisnud šašlõkid, igasugused sellised juba meie eest ära tehtud ja millele on lisatud väga palju fosfaate, et need asjad seal poes säiliksid, mitte sellepärast, et meile liiga teha, aga toit ju rikneb, siis kehale on see hästi kerge saak ja sellest nii-öelda kunstlikult toiduainete sisse pandud fosfaadist imendub 90%. Et sõnum on ikkagi see, et valmistage siis võimalusel oma toitu, kasutage puhast toorainet ja valmistage seda ise. Ja võib-olla paljudele tuleb üllatuseks, et me teame, et me toidust saame, aga et ka jookidesse on pandud kõike neid toredaid fosfaate, et vanem generatsioon ilmselt neid Coca-Colasid ja igasugu imelisi kihisevaid jooke väga ei joo, aga nooremad kipuvad neid ju ka tarbima, et jääteed ja Coca-Colad, et ainuüksi selles 100 milliliitris on päris suur kogus juba siis seda fosfaati, mida vaja ei oleks. Siin väikene selline näide ka, kust siis neid saab. Ja juustude puhul nüüd tõesti ka selline, et mida sellised kauem nad siis kääritatud, need kõvad juustud ja siis see fosforisisaldus seal ikkagi tõuseb, aga vaadake siin võib-olla piimas, keefiris, jogurtis, et kõik toiduained on siin 100 grammi kohta, et ei olegi teda nii hirmus palju võrreldes siis mõne väga sellise peene luksusliku juustuga. Ja määrdejuustud ka, et seal samamoodi, et need määrdejuustud oleks sellised mõnusad siidised ja venivad meil sinna saia ja leiva peale panna, et siis sinna on ka väga palju neid fosfaate lisatud, et see tekstuur oleks selline. Teine oluline asi on siis kaalium ja kaalium on siis mineraal, mida meie organismis leidub enam närvi- ja lihasrakkudes ja see on muidugi väga oluline, et need kõik siis lihased ja närvid toimiksid, aga ka meie süda on just sisuliselt väga suur lihaseline elund, et kui nüüd see kaalium väga kõrgeks läheb, siis ta võib hakata südamerütmi häireid andma ja tervis ja väga ohtlikuks saada. Ja toiduga saadud kaaliumist siis tegelikult umbes 90% eraldubki neerude kaudu, 10% siis naha ja väljahäidete kaudu. Ja hüperkaleemia puhul siis on tõesti oluline seda kaaliumi hulka siis piirata, et kui arst ütleb, et nüüd kaalium on päris kõrgeks läinud, et siis oleks oluline vaadata, et mis need sobivad asjad on või mida siis menüüst välja jätta. Kaaliumiga on selles mõttes muidugi natukene lihtsam toimetada kui fosforiga, et kuna tema on selline, molekul on selline, et teda saab kergesti lahustada vedelikes, siis me saame ise nii palju teha, et see põhimõte, et justkui kui tervislik oleks süüa ikkagi koorega asju, süüa kõike neid mõnusaid vitamiine, siis neeruhaiguse puhul on täpselt risti vastupidi, tuleks koor hästi paksult ära koorida, tuleks leotada oma köögivilju ennem kui näiteks ühepäevatoitu teha, et siis me sellise leotusprotsessi ka saame umbes 50% sellest kaaliumist juba eemaldada. Ja keetes siis omakorda, et kõik sellised nipid, et koori oma köögiviljad, puuviljad, lõika väiksemateks viiludeks, leota, keeda rohkes vees ja kui nüüd üldse soola lisada, siis kaaliumi puhul et tuleks lisada kohe alguses, siis see aitab omakorda sealt kartulist ja porgandist seda kaaliumit vähemaks saada. Et mõned näited ka ja võib-olla selline sõnum kaasa võtta, et hästi lihtne põhimõte on puuviljade puhul pidada meeles, et mida vesisem see vili on, seda väiksem on see kaaliumi sisaldus, et see vesi nagu lahjendab selle kaaliumi seal siis ära, ehk siis arbuusid, õunad,
et just sellised vesisemad viljad on väiksema sisaldusega ja mida nii-öelda tummisemad viljad, seda kõrgem on see kaaliumisisaldus. Et banaan, et täna ju soovitatakse hirmsasti seda avokaadot süüa kui tervislikku vilja, et need on nüüd need viljad, mida siis neeruhaiguse puhusel, kui kaalium on kõrgem, tuleks just nimelt hoopis vältida või jätta selliseks pidupäeva ampsuks endale. Ja kartul ja tomat eestlaste lemmikud ka. Ja kartulit nüüd keetes saame kaaliumit vähendada, aga kui te panete ta ahju või fritite ära, siis see kaalium jääb sinna veel omakorda lõksu ja isegi see kaaliumi sisaldus tõuseb, et kui neid siis praadida ja ahjust teha ja fritüürist teha, nii et eelistage siis keedukartulit, kui kaaliumiga on probleeme. Ja hea testi, kõik marjad on suhteliselt tagasihoidlikud nii fosfori kui kaaliumisisaldusega, et sobivad väga hästi. Ja maitsestamiseks siis tõepoolest soola asemele ja selles suhtes, et kaaliumit, fosforit vähe sobib sibul ja küüslauk ja õlid. Siin väike näide ka. Tihti tuleb üllatusena see, et kohvis on päris palju kaaliumit, et kui ollakse ikkagi väga suured kohvisõbrad, et vaadake 100 grammi kohta, 100 grammi on päris suur kogus muidugi, aga kes joob hommikul ühe tassi või kruusi kohvi, pole hullu midagi, aga need inimesed, kes kontoris armastavad iga tunni või pooleteise tagant püsti tõusta ja ikka 200 milliliitrise kruusi kohvi ära juua, siis võib päeva peale päris kena kogus tulla versus siis see, kui võtta taimetee, et seal on ainult 40 milligrammi. Ja kui ju kõik asjad, mis on ka kuivatatud, jälle kaaliumiga sama lugu, vesi on välja võetud, kohe kaaliumisisaldus on kõrge, ehk siis rosinad, aprikoosid, kõik, et eelistage siis pigem seda. Ja puljongipulber ka, et sinna on pressitud kõik sellised asjad kokku, soolad ja asjad, aga minge koju, võtke, keetke ise üks kanapuljon, näete 10 korda vähem saate kohe kaaliumit sealt seest. Nii, ja jõuame sellest soolast ka mõne sõna, et ega seda soola ei ole meile kellelegi liiast vaja, rääkimata siis sellest, kui on juba neeruhaiguse diagnoos saadud, et see selline soovitus on piirata teda siis ikkagi nii, et ta jääks alla 2,4 grammi päevas või siis alla 5 grammi soola ja üks teelusikades on hea meelde jätta, on umbes 5 grammi soola. Aga see on nüüd see, mida me võime siis lisada, et kui me toitu valmistame, aga me ju teame, et ikkagi väga paljudes toiduainetes on soola siis ikkagi juba täna meil väga ohtralt lisatud ja see ongi selline lugu tegelikult, et vaid 10% sellest saame me toiduainete loomulikust koostisosast, 50% lisab sellest soolast sinna toiduainete tööstus ja 40% kipub inimene selle siis ise sinna panema. Et seda 40% saame kindlasti siis reguleerida. Ja mõned nipid ka jõuate siit, ma ei hakka need ükshaaval ette lugema, kes siin jõudis pilti teha ja tahab võib-olla pärast ka infot, siis kindlasti saame seda jagada, et kuidas seda soola siis vaikselt vähendada. Ja selline mõte ka kaasa, et meie keele peal olevad maitsepungad, ega nad ei taha, kui me täna otsustame, et me vähendame nüüd soola, ega neile homme kohe see maitse tuttav ei ole. Öeldakse, et umbes 21 päeva ehk 3 nädalat läheb aega, kuni inimene harjub sellega, et on uued maitsed ja hakkame siis neid koguseid vähendama, et üleöö ei tasugi loota, et mulle siis see uute maitsetega toit väga meeldiv oleks. Ja tõesti siit näete ka, kui palju 1 gramm soola siis, kus siis leidub ja jälle ma arvan, siin on selline generatsioon, kes neid maisihelbeid võib-olla väga ei söö, aga see tuleb tihti üllatusena, et ka nii-öelda magusates asjades on väga ohtralt meil ikkagi seda soola lisatud. Siin mul on kogemata läinud topelt, seda te juba nägite ja vedelikkus siis ka. Tõepoolest nii nagu jälle, et esimeses ja teises staadiumis kindlasti ei pea vedeliku tarbimist piirama, ei pea endale selliseid reegleid seadma ja vastupidi, neerud tahavad tööd teha ja andke neile seda puhast vett. Ja edasi sama, see on väga individuaalne. Mõnel tekivad need tursed, mõnel vähem, mõnel rohkem, et siin kuulake ikkagi oma arstide nõuandeid ja kui käite õe või nõustaja vastuvõtul, siis ka vastavalt sellele. Aga kui jõutakse nüüd sinnamaale, et tursed juba tekivad, vedelikku enam kehast välja ei saa, panen vähe suuremalt selle pildi, ja kui jõutakse dialüüsi ja on väga rangelt vaja vedeliku
piirata, siis ei ole vedelik ainult vesi või hommikune kohv. Sinna alla käib kõik see, mis siis ka sulab, mida me saame siis nii-öelda, mis ongi vedelik, see läheb kõik arvesse. Ja mõned väikesed nipid veel siis sellest ka, et kui tuleb seda vedeliku tarbimist piirata, et mis siis teha tuleb. Vähem soola, et ei ajaks nii hirmsasti jooma, et juua tuleks tõesti siis ainult tõelise janu korral ja soovitatakse juua väga külma vett, et seda me väga ei taha, et see paneb teeb hammastele haiget ja siis saamegi väikesed lonksud võtta. Ja need patsiendid ka, kellel on tõesti selline peotäis ravimeid, nagu doktor Liisi ettekandest nii kenasti tuli on ja mõnel veel suuremgi ja need on ometi vaja ju kuidagi sisse saada, et siis ühelt konverentsilt kaasa võetud mõte, et kas sellise lusikatäie jogurti või mingi õunapüreega, et siis saab need ka ravimid ikkagi võetud, et see ei tohiks vabandus olla, et ma ei tohi vett juua, et ma ei saa ravimeid võtta. Ja suvisel ajal tõesti siis, et on võimalik natukene selliseid panna viinamarjad või sidruniviilud jääkappi ja neid siis lutsutada, et seda hirmsat janutunnet leevendada. Et siit minu sõnumid kaasavõtmiseks ka, et mõõdukas on siis alati tark olla ja täna on tõesti ka sellised teadusuuringud näitavad, et kui me inimesed paneme väga rangele dieedile ja ütleme võib-olla, et nad ise ka tihti siis hakkavad piirama, ei tohi seda, ei tohi teist, siis palju efektiivsem on see, et kui kasutada väiksema suurusega toidunõusid, taldrikuid, siis te võtate sinna juba väiksema portsjoni, juurde ei tohi siis ka muidugi võtta, et siis ei tohi nii, et tõsta väikse taldriku peale 2 korda, aga juba selle läbi te saate siis toidust vähem kaaliumi ja vähem fosforit, et kui selline piiramine ja keelamine, see pigem tekitab stressi ja kiputakse käega lööma ja see stress koormab meid hoopis teistpidi, nii et tark on olla siis selline mõistlik ja pigem süüa vähem. Ja üks pidupäev nädalas ikka võib olla, et päris nii ei ole, et midagi ei tohi, lihtsalt iga päev ei tohi kõik üle tarbida. Nii, aga siis on minu poolt kiirelt kõik ja tänan. Aitäh! Väga mõistlikud soovitused kõigile, hoolimata neerufunktsioonist. Aga sellest, kuidas käib kokku neerufunktsioon ja füüsiline koormus, räägib Anett Roosipuu. Jaa, mina räägin siis liikumisest kroonilise neeruhaiguse korral. Et võib-olla praegu ongi sobiv hetk, et tõusta korraks püsti, raputada käsi jalgu, et me oleme kõik siin 1,5 tundi istunud, kes vähegi tahab ennast liigutada, siis see hetk on praegu olemas. Võib ülaringe teha ja väga hea. Et miks ma sellest räägin? Et tegelikult praegu öeldakse, et käimas on selline füüsilise inaktiivsuse pandeemia, et isegi, et istumine on uus suitsetamine. Et WHO annab soovitusi, et kuidas peaks liikuma ja kui palju peaks liikuma ja tegelikult maailma populatsioonist on ainult 63% liigub nii palju kui vaja. Ja tegelikult kroonilise neeruhaigusega inimestest ainult pooled liiguvad nii palju kui võiks. Ja miks see on probleem? Et mida inaktiivsemad me oleme, seda suurem on risk, et me jääme kõrvale sellistest tavalistest igapäevategevustest, me ei jaksa mängida enam oma lastelastega näiteks, ei jaksa minna poodi, sõpradega kohvikusse, see põhjustab elukvaliteedi langust, on suurem kukkumisrisk, väheneb meie iseseisvus. Samuti on risk südame-veresoonkonna haiguste tekkeks suurem ja see on üks peamiseid põhjuseid, mis neeruhaigustel või mis neeruhaigeid tapab. Ja samuti on suurenenud risk kroonilise neeruhaiguse tekkeks ja siis ongi risk, et tekib selline nõiaring, et me oleme väsinud, meil on selline hirm füüsilise aktiivsuse ees, siis me oleme passiivsed, me ei liigu piisavalt, siis sellega meie lihasjõud väheneb, tasakaal halveneb, siis võib-olla kukume ja siis me jällegi kardame veel rohkem liikuda ja siis on selline nõiaring, mis ennast taas toodab. Ja millist mõju omab siis füüsiline aktiivsus meie neerudele? Et tegelikult on leitud, et kui me oleme füüsiliselt aktiivne, siis on väiksem risk kroonilise neeruhaiguse tekkeks.
ja kui juba krooniline neeruhaigus on olemas, siis füüsiline aktiivsus vähendab selle progressiooni kiirust, et see haigus edeneb siis aeglasemini. Ja samuti on leitud, et väheneb risk lõppstaadiumi neerupuudulikkuse tekkeks. Kas neeruhaige võib treenida? Jah, ja see on vägagi soovitatud, et tegelikult meie ravijuhised toovad selle välja, et kroonilise neeruhaigusega inimene võiks liikuda vähemalt 150 minutit nädalas ja sellise mõõduka aktiivsusega. Mõõdukas aktiivsus on see, et võib-olla kui natuke lähed higiseks, aga saad veel sõbrannaga näiteks rääkida. Et füüsilise aktiivsuse alla käib kõik jalutamine, aias tegutsemine, lastelastega mängimine, aga ka näiteks ujumine või jalgrattasõit. Ja mida ravijuhendid veel ütlevad, et oluline on ülekaalu vältimine, et ka ülekaal on seotud suurema riskiga kroonilise neeruhaiguse tekkeks. Nii. Ja millist mõju omab siis treening neerudele? Et tegelikult on uuringud näidanud, et kui juba krooniline neeruhaigus on olemas, siis tegelikult neerufunktsioon võib tänu treeningule paraneda. Ja samuti vähenevad südame-veresoonkonna haiguste riskifaktorid, et alaneb tavaliselt vererõhk, väheneb kehakaal, väheneb insuliiniresistentsus, paraneb veresoonte tervis, on leitud ka, et neerukoes väheneb põletiku ja oksüdatiivse stressi hulk ja samuti on see oluline närvisüsteemi tasakaalustamiseks ja sümpaatilise närvisüsteemi toonuse vähendamiseks. Ja muidugi boonuseks on parem uni, parem söögiisu, nii nagu varem on välja toodud juba, et tegelikult alatoitumine võib olla meie patsientidel probleemiks. Paraneb vaimne vastupidavus, on rohkem jõudu ja energiat, paraneb füüsiline võimekus, säilib kauem iseseisvus ja muidugi, kui tulevad ka tagasilöögid, vahel ikka haigestutakse, satutakse haiglasse, et siis ka tegelikult see taastumine on kiirem ja kiiremini saadakse tagasi tavapärase elu juurde. Milline see treening peaks olema? Nii nagu ma ütlesin, et tegelikult igasugune treening on hea. Jalutamine, aiandus, aga see peab meeldima, et vägisi on üsna raske midagi teha. Soovitus on see, et tuleks alustada aeglaselt, näiteks täna lähen jalutan 5 minutit, ülehomme juba 10 minutit, kui jaksu on. Ja tegelikult tõesti see eesmärk võiks olla 30 minutit 5 korda nädalas. Soovitatakse võimalusel kombineerida sellist aeroobset tegevust ja samuti jõutreeningut. Ja samuti on väga head sellised painduvust soodustavad tegevused, näiteks jooga. Tuleb valida sobiv tempo. Nagu mainitud, et hea on siis, kui saad kaaslasega rääkida, et natuke higiseks võiks ajada, aga et saaks veel juttu ajada. Ja vajaduselt, kui on selline hirm või ebakindlus, et kas ma võin midagi teha, et siis tegelikult võiks rääkida oma arstiga ja on võimalik tegelikult suunata kas siis füsioterapeudi või taastusraviarsti konsultatsioonile. Tahaksin tegelikult näidata ka ühte väikest YouTube'i video, see on tehtud kliinikumi taastusravi tiimi poolt ja tegelikult see füüsiline liikumine ei pea olema üldse väga meeletult aktiivne, ei pea jooksma trepist üles, et kui panna otsingusse Tartu Ülikooli kliinikum ja harjutused, siis tegelikult on siin päris toredad nagu harjutused, et seda saab teha ka täiesti kodus istudes, ei pea üldse meeletult rabelema, aga see on kasulik. Vabandust, ma siin üksi räägin. Ma ei tea, kuidas ma seda saan. Hakkas tulema. Nii. Peaaegu. Jah. Et ära veel mine, sest ma ei tea, kuidas see tagasi pärast saab. Nii sama. Oota. Aga kus ma seda käima saan? Siit. Et see konkreetne
need on 12 minutit, et selle võib mängima panna, kodus kaasa teha ja tõesti teha endal näiteks rutiin sellest. Et siin on jah, väga erinevaid harjutusi. Ja mõnus muusika on ka taustaks. Nii, vaatame, ma ei tea nüüd, kuidas... Okei, seda ma läbi ei mõelnud, kuidas see siin toimub. Nonii. Ja siin üks motivatsiooniks ka üks pilt, et see on üks 8 aasta vanuseni elanud proua, kes siis püstitas üle 100 naiste seas 100 meetri maailmarekordi, 40 sekundit. Ja mida ta ka ise ütles, et kui vähegi saab, on oluline hoida end heas vormis, omada kirge ja otsida neid imelisi hetki elus, mida kindlasti on. Ja lõpetuseks tahaksingi öelda, et see krooniline neeruhaigus ei pea meid hoidma tagasi, et liikuda on hea ja see on ka meie neerudele hea. No, ma teeks ühe soojendusküsimusega ja esimene küsimus on küsitud, et miks Eestis on nii vähe nefrolooge? Mina vastutan selle eest. Et eks meid tegelikult on ikka vähe veel, aga meid on võrreldes aastakümnete tagusega poole rohkem saanud ja rohkemgi kui poole rohkem, nii et ja loodetavasti olukord järjest paraneb. Ei ole võib-olla väga, kuidas öelda, väga selline, seda võiks noorte käest küsida, aga ei ole väga, ta on väga huvitav, mida mina alati räägin, on väga huvitav eriala, aga päris raske. Ja selles suhtes võib-olla alati ei köida kõiki noori, aga kindlasti on väga huvitav ja minu arust enamus nendest noortest, kes on meiega ühinenud, loodetavasti on rahul ja jäänud, on kõik selle eriala peale. Ja tuleb järjest juurde loodetavasti. Aitäh, mina omalt poolt nefroloogina lihtsalt ütlen, et ilmselt väga palju meditsiinitudengeid lihtsalt ei jõua selle mõtteni, kui põnev eriala ja kui palju inimlikku puudet meie patsientides on. Aga läheme edasi küsimustega, mis käivad hemodialüüsi kohta. Esimese küsimuse ma adresseeriks Kristinale, sest kui palju patsiente meie haiglas hemodialüüsis käib? Nii, aasta algusega meil on olnud kokku 90 patsiente, see on natukene vähem kui tavaliselt on. Tänase päeval mul on teada 97 juba, vastavalt statistikale. Vabandust, aitäh. Ja siis on dialüüsi kohta selline küsimus tulnud. Kuidas patsient end dialüüsi ajal tunneb? Kas ta saab näiteks samal ajal raamatut lugeda? Ma arvan, et siin võib anda päris mitu inimest vastuse. No, mina õena vastan küll, et tavaliselt õnneks küll vaatavad telekaid ja arvuteid ja raamatuid loevad ja on võimalik seda. Vahepeal küll tunnevad end halvasti, sõltub inimesest, olukorrast ja inimese seisundist, et erinevad olukorrad on võimalikud. Ja. Ütlen ka siin vahele korraks, et minul dialüüsi ajal kõige rohkem meeldis magada. et sa oled ikkagi seal kinni, et selles mõttes, et see aeg möödub kõige kiiremini magades, aga ma vaatasin ka arvutiga filme ja lugesin samamoodi, et kõike seda tegin küll, jah. Mulle meeldib dialüüsi ajal tööd teha, sest siis ma justkui võidan päeva ja töötan ja parandan ennast samal ajal. Mulle magada ei meeldi, kuigi mulle väga meeldib magada. Aga
jah, 2 ühes ikkagi. Aga loomulikult, kui näiteks üks väga sagedane asi, mis juhtub, on, et vererõhk läheb madalaks, siis ei jaksa mitte midagi teha. Siis sa oledki jalad üleval pool, et vererõhk tõuseks ja ei tee midagi. Aga noh, ma teen videokoosolekuid ka, nii et kõik on okei. Ma võib-olla ütleks ühe väikese kommentaari, et see dialüüsiprotseduur on üsna pikk, 4-5 tundi, et sel ajal tegelikult me pakume ka süüa oma patsientidele, nii et ka see natuke aitab seda aega mööda saata. Nii, aitäh. Kas saalist äkki on kellelgi hemodialüüsi kohta midagi küsida? Jaa, ma toon teile mikrofoni. Aitäh, et see oli minu küsimus, mina küsisin seda. Aga ma just küsisin selle enesetunde kohta ka, et esimene pool, et kas valu või sellist ebamugavust või sellist paha olla, kas sellist ka tekib? Valu selles mõttes, et kui sulle pannakse 2 nõela kätte, siis jah, on küll valus. Selleks on üks meetod. Põhimõtteliselt saab panna käele lidokiinikreemi, mis siis teeb naha suhteliselt tundetuks. Protseduur ise olenevalt, jah, ta on ebamugav, kui vererõhk langeb. Ta, ütleme niimoodi, et selgvesi päre, vahepeal tahaks võib-olla kõndida selle 4-5 tunni jooksul, mida ei saa teha, see saab masina küljes kinni. Aga üldiselt, kui leida tegevust, siis ei ole hullu, kui ei hakka halb. Et üldiselt, kui tervis on stabiilne, siis pigem on ikkagi hea olla. Nii. Ma võib-olla lähen küsimustega edasi, aga ma lihtsalt mõtlen just hemodialüüsi kohta selles mõttes, et meil tegelikult käib ju hästi palju patsiente seda protseduuri saamas. Ja tõepoolest mõnikord on mõnel natukene halb, mõnikord on mõnel natukene rohkem halb. Aga üldiselt on see nii-öelda selline ambulatoorne protseduur, ehk see tähendab seda, et patsient tuleb koju kodust ja läheb koju ja ta teeb seda tõesti 3-4 korda nädalas, mõnikord ka 2 korda nädalas, aga see tegelikult ikkagi tähendab seda, et ta on võimeline või tähendab, see on üks osa tema päevast, aga muul ajal saab ta jätkata oma tavapärast elurütmi. Ja tegelikult väga paljud inimesed käivad meil ka selle dialüüsi kõrvalt ju tööl, eks. Et nii ta on. Siis olid mõned head küsimused siirdamisest. Üks küsimus oli selline, et miks siis neid neere ikkagi ei eemaldata? No peamiselt on seal ikkagi küsimus selles operatsioonitraumas, et oma neerud võivad teinekord natuke ikkagi töötada, võib-olla natukene toota uriini, aidata vedelikku eemaldada, et üldiselt need oma neerud kärbuvad ja nad on nii väikesed, et neid ei ole nagu väga mõistlik eemaldada, et see operatsioonitrauma on suurem kui see vajadus või kasu sellest. Ja doktor Luumann? Jah, tavaliselt ju ei eemaldata, et vahel harva, kui on väga põletikulised või suured polütsüstilised neerud, et siis võetakse ära ja võib-olla siin üks osa sellest küsimusest ka, et miks need eelmisi siirdatud neeru ära ei võeta, et seal on ka tänapäeval pigem see seisukoht, et see tekitab sellist immunoloogilist stressi ja sensibiliseerib organismi rohkem, kui on seal vaja veel järgmine neer siirdada, et õigem on ta jätta, kui ei ole jälle mingit suurt põletiku probleemi või midagi muud. Et vist enam-vähem kõik. Aitäh. Ja siirdamise kohta on tegelikult veel küsimusi. Sellest keegi on küsinud, millest tekib äratõuge? Äratõuge põhjuseks on ikkagi oma immuunsuse üleaktivatsioon, ehk siis see siirdatud neer on kehale võõras ja meie keha hakkab siis kõikvõimalikul viisil püüdma sellest võõrast lahti saada ja meie tegelikult selle immuunsust allasuruva raviga püüamegi nii-öelda maskeerida natukene seda uut neeru meie oma organismi jaoks.
Teinekord noortel inimestel eriti on see immuunsüsteem üliaktiivne ja kui see neeru sobivus võib-olla ei ole ka nii ideaalne, mõnikord on raske leida seda ideaalse sobivusega neeru, siis neid äratõukeid juhtub. Enamasti me saame raviga hakkama ja saame need äratõuked ära ravitud, aga on ka kurvemaid juhtumeid. Ja siis siirdamisest veel selline küsimus, et kui pikk on keskmiselt siiriku iga? Kui pikk on keskmiselt siiriku eluiga? Mida me siin omavahel rääkisime, et üks põhjus on vahel ka kahjuks see, kui patsiendid ei võta piisavalt korralikult ravimeid, tähendab neid immunosupressiivseid ravimeid tõesti peab võtma väga täpselt, see on täpsem kui aamen kirikus. Kui on 2 korda päevas, siis on 2 korda päevas, kui on 7 milligrammi iga hommikul, siis on 7 milligrammi iga hommikul, et seal ei saa nagu mitte midagi ise modifitseerida, neid tihtipeale ka reguleeritakse vastavalt veretasemele ja et kahjuks on vahel ka see natuke soodustav faktor, et kui ei ole piisav immunosupressioon, siis neer tõukab rohkem ära. Ja keskmine eluiga siirikul on õnneks järjest tõusnud, tõepoolest oli siin aeg, kui me rääkisime 7 aastast, nüüd on ta ilmselt keskmiselt üle 10 juba, sinna keskmise alla lähevad ka need, kellel tõesti siirik võib-olla ei hakkagi tööle, tähendab on 1 päev, kellel töötab aasta, aga on ka neid, kellel töötab 25 ja nii palju aastaid. Nii et tänu uutele ravimitele on see siirdatud neeru eluiga järjest pikenenud. Aitäh. Ja veel üks küsimus publikust, miks PERH-is neeru siirdamist ei tehta? On aastaid, juba võib öelda nüüd aastakümneid tagasi see otsus tehtud vabariigi tasemel, nii et Eestis on mõistlik hoida ainult 1 siirdamiskeskus, et oleks kogu see kompetents ja ka organite haldamine ja kõik võimalikult heal tasemel, sest lihtsalt siirdamisi aastas nii palju ei ole, kuskil 40-60 siirdamist aastas ja seda ei ole mõtet kahe keskuse vahele jagada, et selline otsus on omal ajal tehtud. Aitäh. Kas on keegi, kes tahaks mikrofoni esitada küsimuse? Nii, ma toon teile. Küsiks kõva häälega, kus tehakse neid siirdamisi? Siirdamised tehakse kõik Tartu Ülikooli Kliinikumis. Ja nad on olnud kogu aeg seal, tähendab siirdamist alustati Tartu Ülikooli Kliinikumis ja kui siin tõesti mõnikümmend aastat tagasi oli juttu, et võib-olla teha ka PERH-is või ainult PERH-is, siis oli selline otsus, et ta jääb sinna Tartu Ülikooli Kliinikumi. Mul on üks küsimus või mitu küsimust siin on. Nii et kõigepealt sellest, et kui inimesel oli juba alates 2000. aastast teada neeru puudulikkus ja ta oli kogu aeg uurikute all. See on Tartus, oli see asi. Ja lõppkokkuvõttes on nüüd, ütleme nii, 2 aastat tagasi ta suri. Ta oli noor suhteliselt, see oli minu poeg. Et ma tahaksingi teada, et miks, kui ka meil tuli juttu sellest neeru siirdamisest, ta sai mõlemad see nii peritonaal-dialüüsi kui ka hemodialüüsi ja kui ta hakkas dialüüsi saama, siis kulus surmani tal 1,5, ei olnud, 1,5 aastat. Ja ta suri. Käis dialüüsis, tervis läks kogu aeg hullemaks ja see ei aidanud teda. Nüüd ma tahaksingi ühte asja ka teada, kas teil on andmeid, kui palju neid neeruhaigeid statistiliselt Eestis sureb aasta jooksul, et kuskilt seda välja
ei loe, Terviseametist ma olen proovinud neid vaadata või küsida ja mis vanuses nad on ja küsin, jah, mul on küsimus selle peale, et just, et miks see siirdamisele teda ei võetud. Mul on see, ma ei ole sellest lahti saanud, me ei ole keegi sellest lahti saanud, sellest küsimust, meile pole raviarstiga, ma rääkisin, käisin rääkimas, ta selgitas, aga see vastus jäi kõik lahtiseks. Nii et ühesõnaga, see on kurb lugu küll, midagi ei ole teha, tast jäi maha väike vähihaigne laps ja vähist paranenud naine, nii et nüüd me elame nii. Jah, see on tõesti rohkem raske kommenteerida, kui see on väga kurb lugu ja teadmata tausta, mis, kus ja kuidas ongi võimatu kommenteerida. Juhtub erinevaid tüsistusi, teadmata haiguslugu, teadmata patsienti on väga raske kommenteerida ja ei olegi võib-olla suure saali teema. Aga ja ikka kahjuks me kaotame haiget ka vahel siis, kui justkui kõik võimalik on tehtud ja ikkagi juhtub. See on üks osa sellest, mis ma ütlesin, et võib-olla ei ole kõige lihtsam eriala. Ja me tihti kasvame oma haigetega aastate ja aastakümnetega kokku ja kahju on neid kaotada siis, kui me ei ole nagu ka arstide poolt selleks valmis. Kui palju neeruhaigeid surmastatistikat on niiviisi raske öelda, sest nagu siin ka me rääkisime palju, et krooniline neeruhaigus võib olla väga erinevas staadiumis, kui nüüd mõelda sellele, kui palju sureb haigeid kas ootelehel või dialüüsihaigeid ootelehele panemata, siis ka põhjusi, miks ootelehele ei panda või tähendab, kes siirdamisele ei kuulu, on väga erinevaid vastavalt põhihaigusele, vastavalt tüsistustele, mis haigel on. Nagu jutuks oli täna siin, siis ootelehe panekuks on konsiilium, kes siis otsustab, kas haige võiks siirdamisest võita või mitte. Et ma otseselt ei oska praegu öelda, kas keegi teab, kui palju ootelehel haigeid sureb, kes ei jõua ära oodata oma neeru siirdamist, sest lihtsalt neil ei sobi või ei leita enne sobivat neeru. Kuidas? Jah, et ju seal olid siis teised põhjused, ma ütlen, et teadmata lugu ja ilmselt ei ole see suure saali arutelu, aga jah, kahjuks peame me leppima ka meditsiini pool sellega, et vahel läheb nii, nagu me ei sooviks. Kindlasti me tuleme hommiku selle mõttega tööle, et teha oma parim võimalik patsientide heaks. Ma ütleks võib-olla ühe väikese kommentaari veel, et kõik patsiendid ei jõua neeru siirdamisele ja just sel põhjusel, et mõnikord on see operatsiooni risk lihtsalt liiga suur. Ja võib-olla ma ei taha, et täna jääb kõlama see, et see dialüüs on kuidagi nagu halb variant. Et tegelikult selle dialüüsiga me anname haigetele eluaastaid juurde ja me ikkagi üritame nagu tagada neile niivõrd hea elukvaliteedi, kui meil selle raviga võimalik on. Ja meil on haigeid, kes on ka loobunud neeru siirdamisest, sest nad elavad dialüüsil hästi. Meil on haigeid, kes käivad üle 10 aasta dialüüsis, et ka see on valiku võimalus. Jah, ma arvan, et doktor Leis võttis selle praegu ka väga hästi kokku, et saalist on küsimusi, kas ma võin jätkata? Jaa. Küsimus, kas tume uriin või ebameeldiv lõhn võib osutuda neeruhaigusele? Jah.
võib küll. see võib viidata näiteks neeru- või kuseteede põletikule ja siis tuleks anda uriinianalüüs ja kontrollida. Ja siis on küsimus, et kui inimesel on D-vitamiin madal ja vitamiinid ei aita, kas siis peaks samuti neerufunktsiooni kontrollima? Ei tee paha, ma arvan. Ei tee paha ilmselt, et nagu jutt oli, et me kõik peaks oma neerufunktsiooni teadma, aga need ei pea olema omavahel seotud. Nii. Ja siis tegelikult on tulnud selline naerunäoga küsimusega, ma ikkagi loen selle ette, äkki Varje oskab vastata, et kas siis keedubanaanid ei ole ka neeruhaigusega ohtlikud? Ma ei ole ise proovinud, aga ma arvan, et banaani, no ma arvan, et see ei ole kõige parem suupiste see keedetud banaan, et valige ikka siis midagi maitsvamat. Ja banaani puhul võin nii palju veel lisada, et mida küpsemaks ta läheb, et suhkrusisaldus seal tõuseb ja ka kaaliumisisaldus, nii et valige sellised natuke rohelisemad, kui tahate ja võtke pool, ärge võtke tervet banaani, kui te neid väga armastate. Nii, kas vahepeal on veel küsimusi? Kas te tahaksite küsida? Mitte saali küsimus, nii. Aga võib-olla me siis olemegi jõudnud nüüd, me oleme siin juba olnud üle 2 tunni, et ma arvan, et me neeruarstidena võime täna küll rahul olla, et meie näeme vähemalt, et me oleme suutnud üht-teist ikkagi oma neeruteadmistest teiega jagada. Meiega on jaganud oma kogemusi meie väga tublid patsiendid, kes on kogu selle neeruasendusravi ja kogu selle ütleme ka dialüüsini ja siirdamiseni eelnenud aja läbi teinud, et meie võime ju raamatust lugeda, kuidas see kõik käib, aga tegelikult olete teie ju siin, kes on kõik selle läbi teinud. Ja ma arvan, et hoides neerusid, hoiame ka tulevikku, nii et aitäh teile kõigile ja me oleme siin veel, et teie küsimustele vastata. Aga eriti ma tahaks tänada meie patsiente, kes julgesid ja olid nõus oma lugu tegelikult meie kõigiga jagama, et see ei ole selline kerge ettevõtmine, et me ei taha ju oma lugu kõigi saalis viibijate ees tihtipeale jagada, aga ma arvan, et just nii läheb see haigus ja see haiguse olemus tegelikult jõuab meile kõigile rohkem pärale. Et aitäh, Jaanika! Nii, aga nüüd ma arvan, et on meil selline vaba voor. Ja kes ennem ei jõudnud ja soovib, siis saame veel vererõhku mõõta ja veresuhkrut, nii et tulge julgelt ligi.